Tere! Täna räägime siis mehelikust ja naiselikust poliitikast või naiselikust ja mehelikust poliitikast. Kes on lugenud Yin-Yang jaotust, tähendab meheliku ja naiseliku eripära Hiina metafüüsikas, Hiina filosoofias. Küllap siin tuleb midagi tuttav ette. Kuid vaadates täna poliitilist olukorda, võib siin märgata selles konfrontatsioonis siis mõlema poole eripära. Ma ütleksin niimoodi, et ühelt poolt siis majanduse võimueliit ja teiselt poolt siis alternatiivsed liikumised, kelle vahel käib siis teatud selline konkurents ja võitlus selle elukeskkonna ja eksisteerimisviiside eest selles keskkonnas on väga erinevad. Ja et see selgemini selguks, ma püüangi iseloomustada nüüd naiselikku ja mehelikku poliitikat. Naiselik poliitika minu nägemuses on väikesed teod, mis on väga konkreetsed, mis on sageli spontaansed ja mis teostatakse kohe. Mõnikord seal ei ole isegi mingit taktikalist tausta taga, lihtsalt poliitikat tehakse nii-öelda sündmuste kaupa. Kas need on siis mingid meeleavaldused, mingid piketid, mingid allkirjade kogumised, petitsioonid ja nii edasi. Ja kui see sündmus on ära tehtud, siis valitseb jälle nagu vaikus või nii-öelda tühi maa, kuni siis spontaanselt antakse või tekib vajadus reageerida vastaspoole mingisugusele aktsioonile. Samal ajal mehelik poliitika on strateegiline. See on alati pika vinnaga. Ta vaatab väga kaugele, püüab haarata väga terviklikku pilti, mis on seletatav võib-olla ka sotsiaalsete traditsioonidega, kus mees oli sotsiaalne olend ja naine oli siis kodune olend. Ja mees selle sotsiaalse olu raames siis õppis oli sunnitud õppima nägema suuremat pilti, et selles maailmas kui tervikus üldse toime tulla ja tagada elatis. Sealhulgas siis ka kodu ja laste külge aheldatud naisele. Kui naiselik poliitika on eeskätt emotsionaalne, ta on moraalne, ta on eetiline, siis mehelik poliitika on eeskätt ratsionaalloogiline, aga oma kõrgemal astmel ta on alati intellektuaalne. Intellekti all pean ma silmas siis loovat mõistust, mis dialoogis omasugustega suudab luua sünergiat ehk siis liidetavate summa on suurem matemaatilisest. Ja kui me vaatame natukene meie ajalugu, meie nii-öelda revolutsioonilist lähiajalugu, vaatame seda sama Balti ketti, siis me näeme, et selle taga oli tol ajal, kui ma nüüd ei eksi, natukene mõnes kuus või võib-olla isegi ühes aastas, selle taga oli tol ajal vähemalt 3 intellektuaalset keskust ehk siis meheliku poliitika keskust. Esiteks siis loomeliitude nõukogu, loominguliste liitude nõukogu, mis selle nime all ta tollal oli, mis siis ühendas loovintelligentsi sotsiaalpoliitilist intellektualismi. Me mäletame siin Jaan Kaplinskit, me mäletame teisi, Heinz Valku ja nii edasi. See oli tõeline selline intellektuaalne sepikoda, kus sepitseti strateegiaid, mis siis andsid alla tulles rahva poole taktikaid ja lõpuks siis ka selliseid puhtnaiselikke spontaanseid aktsioone. Teiseks olid siis kodanike komiteed, teiseks oli siis rahvarinne. Tuletan meelde, et Edgar Savisaar, selle looja, oli oma hariduslik filosoof.
ja ta oli kirjutanud koos Lembit Valtiga, kui ma nüüd mäletan õigesti, ka selliseid filosoofilisemaid käsitlusi ühiskonnast. Ja kolmandaks oli siis kodanike komiteed, mis oli ka ilmselt väga läbimõeldud ja süvitsi minev liikumine. Ja selle baasil siis sündis selline spontaanne suursündmus, milleks oli siis Balti kett. Kui me nüüd vaatame tänast Balti ketti, mis loodetavasti samuti saab olema suur sündmus, siis ma ei näe selle taga sellist strateegilist keskust. Ma ei näe Eestis meheliku poliitika keset, uut keset, kuhu oleks siis koondunud intellektuaalid, mõtlejad, loovad mõtlejad, kellel on samal ajal ka terviklik nägemus ühiskonnast. Et see on alles kujunemas, see on alles tulemas. Naiseliku poliitika eelis on selles, et ta on väga emotsionaalne, väga spontaanne ja sageli väga massiline. Ja sellistel massiüritustel inimesed tunnevad mingit erilist ühtsust ja saavad mingi erilise energialaengu, et siis tegutseda edasi juba sellelt sündmuselt lahkudes oma siis kodukohas, oma piirkonnas ja nii edasi. Nüüd mehelik poliitika, nagu ma ütlesin, see on ratsionaalne, see on intellektuaalne. Ta võib-olla ei ole nii kirglik, sest kirglikud astmed tulevad allpool, aga ta on väga püsiv. Ta on järjepidev. Ta ei kulge sündmusest sündmusesse. Ta kulgeb läbi intellektuaalsete eliitide regulaarsete loominguliste nõupidamiste, loominguliste ideede. Keegi ütles kunagi, et pole mitte midagi köitvamat inimese jaoks kui ajakohane, loominguline, inspireeriv idee. See inimene pidi olema suurmõtleja, sest et muidu ta selle peale poleks tulnud. Kes on kogenud intellekti loova mõistuse võlu, eriti dialoogis endasuguste ringis, see teab, millest ma räägin. Paljud seda kahjuks ei ole kogenud. Ja intellekt pannakse ühte patta siis mentaalsusega, ratsionaalloogikaga, teaduslikkusega, mis kipub olema kuiv ja sageli ka elukauge. Tuletan meelde, et jooga filosoofias, klassikalises joogas, Patanjali joogas, sealhulgas kriia joogas, intellekt on väga terviklik tunnetustasand, sisaldades endas nii loovust kui ka teadlikkust, teadulolu, kui ka taiplikkust, kui ka eristavat tarkust, mis eristab muuhulgas väga selgelt head ja kurja. Ka empaatiat, loomulikult sotsiaalset empaatiat, kaastunnet ja armastust. Nii et tegelikult see on 5.–6. tšakra tasand, mis on vahetult enne juba vormitud puhta teadvuse kogemust. See on kõige kõrgem vormiline tasand meie tunnetuses. Ja seetõttu ta on ka niivõrd võimas. Intellekt on nagu loovuse kvintessents ja ta on väga inspireeriv. Juhul, kui mingisuguse poliitilise või sotsiaalpoliitilise liikumise tipus särab intellekt, siis see on tohutult motiveeriv. See motiveerib kõiki taktikalisi ja spontaanseid tasandeid ja teeb seda pidevalt, püsivalt. Ei ole nii, et tegime mingi asja ära, aga mis me nüüd edasi teeme, et ootame uut impulssi kuskilt. Ka intellekt tegelikult toimib impulsiivselt, püsivalt, kuid impulsiivselt. See tähendab, ta võtab tundmatusest, ta ei võta teadaolevast nagu ratsionaalloogika, nagu teadus. Ta võtab tundmatusest, talle antakse, ta kanaldab uusi nägemusi, visioone, ideid ja nendest tulenevaid siis viljakaid tegevusi. Nüüd, kui me täna räägime näiteks Lätist ja Leedust, et kuidas Lätis 10 000 inimest on tänavatel ja Leedus ka samuti nii tormilised väljaastumised, et kas seal on tekkinud siis mingisugune intellektuaalne kese, sest et sel juhul on üsna lihtne tuua
välja mitte ainult kümned, vaid sadu tuhanded inimesi. Tuletan meelde, et Rahvarinne tõi mäletamisi lauluväljakule vähemalt 100 000 inimest, kui mitte rohkem. Ühele poliitilisele üritusele. Nüüd intellekt on seotud kuninga arhetüübiga. See tähendab, et kes on kuulanud minu eelmist loengut ja vaadanud arhetüüpide kuningast ehk triksterist, siis võib-olla jäi meelde, et kuninga arhetüüp on nüüd see, mis loob terviku. Ta ühendab kõik teised arhetüübid ja sotsiaalias ühiskondlikus liikumises ta ühendab, ütleme niimoodi, kõik selles ühiskonnas toimivad tegusad geeniused. Ta ühendab liidrid, ta ühendab karismaatilised isiksused, ta ühendab loomingulised meeskonnad. Nii et välja pannakse nii-öelda parim, mis selle ühiskonna tunnetuse tipust üldse hetkel võtta on. Ja siis hakkavad sündima imed, siis saavad võimalikuks ühiskonna reformatsioonid ja nende liikumised uutele ehk siis järgmisele teadlikkuse tasemele. Ühiskond sisaldab endas mitmeid, ütleme 5, 6, 7 erinevat teadlikkuse tasandit. Ma olen sellest rääkinud, kuid ma kordan, et näiteks spiraaldünaamika mudeli järgi 50% täiskasvanud elanikkonnast maailmas kuulub siis müütilisse teadusse, need on usuinimesed, usklikud ja 40% on siis ratsionaalloogiline ehk siis teadust austavad inimesed. 10% on siis postmodernistid ehk siis on selline suhteline relatiivne pluralism, kõike sallivus, mis lõpuks läheb pealispindseks, lamedaks ja ainult kuskil 1% on siis integraalset mõtlemist. See oli 1994. aasta prognoosi kohaselt maailmas. Kui me nüüd vaatleme natukene opositsiooni selle liikumise suhtes, keda ma praegu käsitlesin, ehk siis nii-öelda vana eliiti, kes rajab oma agendat, kes ehitab üles uut maailmakorda, siis näeme, et see liikumine on üdini mehelik. Sellel on väga võimsad strateegiad. Tähendab, uus maailmakord on ise väga võimas strateegia, mida viiakse ellu läbi erinevate taktikate. Üheks taktikaks, mida võib nimetada ka strateegiaks, on teatavasti jaga ja valitse, tähendab aja tülli ja valitse. Teine on nimetatud Overtoni aken, ehk siis konna aeglane keetmine. Kui me aeglaselt keedame konna, siis konn ei oska sealt anumast välja hüpata. Aga kui me kiirelt keedame, siis hüppab enne välja. Nii et väikeste sammude kaupa toimub see kõik. See on strateegiline liikumine. Selle taga, ma arvan, pole mitte ainult intellekt, mitte ainult helged pead, kelle kõlbelisus ei ole mulle ega meile vastuvõetav, vaid selle taga on ka tehisintellekt, artificial intellekt ehk siis superarvutid, kvantarvutid ja nii edasi, kes võib-olla tunnevad vähemalt inimeste argiteadvuse tasandil palju paremini kui tema ise ja oskavad ümber käia meie psüühikaga, meie psühholoogiaga ja teha seda väga nii-öelda meie mõistes läbimõeldult ja targalt. Nii et selles mõttes on olukord ju väga, kui vaadata nüüd kahte poolt, nii-öelda uue ühiskonna rajajaid ja vana ühiskonna baasilt, samuti uue, nüüd juba pigem mitteorgaanilise ühiskonna rajajaid, siis näeme, et seis on väga ebavõrdne. Ühelt poolt on nii-öelda võimas mehelikkus ja teiselt poolt on võimas naiselikkus, aga mehelik alge ei ilmne, vähemalt mitte praegusel hetkel. Ja veel on olemas liikumisi, mis justkui on väga strateegilised. Nad esitavad selliseid väga romantilisi, väga utoopilisi esimesel pilgul visioone tulevikuühiskonnast. Võiks öelda, et nad esitavad oma unistusi, oma ulmelisi igatsusi. Ja juhul, kui puudub nüüd sellised igatsused, vajavad väga selget strateegiat, kuidas see teostatakse.
Kui see strateegia puudub, siis on lihtsalt üks ilus religioosne unistus, mis on utoopia, mis ei saa teostuda, sest puudub teadlikkus sellest, kuidas seda teostada. Näiteks teadlikkus muuhulgas sellest, millistest teadlikkuse kihtidest ühiskond koosneb, nagu ma eelnevalt mainisin. Kui me räägime ainult rahvast või inimestest abstraktselt, siis see ei ole teaduslik, see ei ole teadlik. Me paneme kõik nagu ühte patta. Me räägime, et inimesed ärkavad, kuid me ei oska täpsustada, millised inimesed ärkavad ja miks nad ärkavad, mis teadlikkuse tasand see on. Võib-olla tõesti, et on mingisugune 10% selles mõttes sotsiaalselt väga teadlik inimesi, kes näevad läbi sotsiaalpoliitilisi mänge, manipulatsioone ja nii edasi. Ja võib-olla tõesti, et on mingi 20% inimesi, kes on võimelised ärkama. Ja võib-olla ülejäänud 70% ei olegi võimelised ärkama. Et kellele me siis nagu apelleerime. Kuid ma tuletan meelde, et ka 30% on väga võimas. See on riik riigis. Kujutage ette 30%, mis see teeb? See on 400 000 inimest Eestis. Piisab, kui 100 000 inimest leiab ühise keele, mitte lihtsalt spontaansete sündmuste ega lihtsalt taktikate pinnalt, vaid sellise võimsa läbistava strateegia pinnalt. Jah, me oleme täna sõjaolukorras. Võitlus käib kohati elu ja surma peale. Kuid see on nii-öelda kaitses, me oleme praegu kaitseseisundis. Kui me toimime ainult naiselikul tasandil, me oleme surutud meheliku tasandi poolt kaitseseisundisse ja me kogu aeg reageerime. Meil ei ole ründeid, sest meil puudub strateegia. Ja need ründed on tegelikult olemas. Need võimalused on kõik olemas, ainult me ei märka neid. Me ei näe seda tervikut. Ja selle tulemusel me oleme surutud, nagu öeldakse, nurka ja kohati me oleme täiesti nõutud ja võime kaotada lootuse. Naiselik poliitika, ta võib algul olla väga motiveeritud, kuid pika peale ta väsib lihtsalt ära, sest taibatakse, et see ei anna tulemusi. Et need petitsioonid, need väikesed tänava meeleavaldused ehk regulaarsed, need juriidilised kohtusse kaebamised ei anna tulemusi. Ja siis tekib selline mõttetuse tunne, et mida me siis üldse saame teha. Niisamuti ka isegi kui on mingid taktikad olemas, läbivad taktikad nii-öelda. Isegi siis me väsime ära ja me kaotame motivatsiooni. Ja see on muide vastaspoole eesmärk, meid ära väsitada, nii-öelda välja kurnata, et kaua me ikka viitsime. Kuid kui tekib strateegia, siis tekivad täiesti uued võimalused, täiesti uued ideed, täiesti uued nägemused. Ja võiks öelda, et strateegia ja kuninga arhetüüp on nüüd see, mis seob meid kõrgema teadvusega. Ta on nagu jumaliku energia allikas. Siin võiks öelda, et poliitika ühendub mingil määral müstitsismiga. Ta ühineb kõrgema spirituaalsusega, ta ühineb kõrgemate teadvuse tasanditega, terviklikumatega, integraalsematega. Ja ma tahan rõhutada, et strateegilise meheliku poliitika aluseks on alati teaduslik arengupsühholoogia. Teiselt poolt on selle aluseks teaduslik, niivõrd teaduslik kui üldse võimalik sotsioloogia. Kolmandalt poolt kultuur kui meie ühisväärtused. See on 3. kvadrant Ken Wilberil. Et me oleme kultuuritraditsiooni, et me oleme haritud, me oleme kultuuriinimesed. Me oleme mitte ainult intellektuaalid, me oleme erudiidid, me oleme esteedid, me oleme eetikud ja nii edasi. Ja 4. kvadrant on see, millise mulje me jätame, kuidas me käitume, milline karisma meil on või ei ole, mis siis särab ühiskonda meie ümber, mis on ka kuninga omandus. Ja võt need 4 kvadranti peaksid olema teadvustatud ja järk-järgult teostatud, millest arengupsühholoogia, integraalne arengupsühholoogia käsitleb eeskätt siis seda sisemaailma, see, millest New Age kogu aeg räägib.
et me peame ennast, meis on lahendus, ei ole välistegevustes lahendus. Jah, tõepoolest, inimesed, kes ei ole veel valmis dialoogiks, intellektuaalseks sünergiaks, nad peavad veel tegelema enesega seesmiselt, sest nad ei ole veel küpseks saanud selleks, et tulla väljapoole. Ja vot selline seesmisest küpsusest sündiv väline poliitika on tegelikult üks kõige suuremaid spirituaalse arengu keskkondi. See on suurem arengukeskkond minu jaoks, kui näiteks viibida kuskil kloostris või mingisuguses, ma ei tea, ökofilosoofilises või spirituaalses, ökospirituaalses kogukonnas või ökokülas. Nii et mõelgem selle peale, mõelgem nende perspektiivide peale ja püüdkem mõista, eriti need, kes on jõudnud intellektini, mis on nende missioon tänases ühiskonnas, sest kõik on praegu intellekti taga. Madalamad astmed töötavad, taktika töötab, spontaansed sündmused töötavad, kuid mis on puudu, on püramiidi tipp. Seega siin on vastutavad selle ühiskonna terviklikud mõtlejad, integraalsed mõtlejad, intellektuaalid. See on nende vastutus. Ja nende missioon on asuda looma strateegiat, mis praegu on puudu. Mõelgem selle peale ja mõelgem siit edasi, sest saada tundmatusest uusi ideid ja visioone tähendab mõelda edasi, mitte keerelda ratsionaalloogiliste teadaolevate mõtete nii-öelda üha surnumas ringis, nagu see toimub tõesti mentaalsel tasandil. Intellekt tungib alati tundmatusse ja see on väga põnev arenguline protsess kõigi osapoolte jaoks. Nii et soovin meile kõigile selles edu, jõudu, taipamist ja eeskätt muidugi transformeerivat inspiratsiooni. Jälle kohtumiseni, eriti meie järgmises videos, mis käsitleb esteetilist poliitikat ehk esteetikat poliitikas. See on poliitika uus tasand, mis ei ole võrreldav tänase hambad ristis poliitika tegemisega. See on uue inimese poliitika ja ma arvan, et meile kõigile ka sellise teema raames väga põnev. Jälle kohtumiseni.